Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist! Töönädal on kenasti läbi saanud ja see tähendab vaid ühte, motomelu alustab. Täna saates tulemas mitu testisõitu, räägime natukene kasutatud autodest ja vaatame, kuidas sündis ülemaailmne reklaamklipp CF Moto ATV-dest ja mida põnevat seal võttepäeval juhtus. Mõnusat vaatamist! Ülemäära tihti just tegelikult ju seda ei juhtu, et mõni maailmakuulus toode saab endale Eestist reklaamvideo. Räägime natukene sellistest toredatest kaadritagustest hetkedest ka, et mida siis ägedat juhtus selle 3 päeva jooksul? Tegelikult juhtus 2 ekstreemset lugu. Esimesel päeval siis me tegime kogu aeg ühte mäest ülesse tuleku kaadrit, seal võib-olla 7, 8, võib-olla 10 korda seda filmiti, et saada sealt õige pilt kätte ja nii edasi. Ja siis oli üks ümberpööramise koht, kus nad pöörasid ümber, aga eks nad läksid ka päriselt tullama seal sõitma ja Jaagup tuli ühel hetkel siukse hooga, et see tagasi pööramise kohal jäi ta natuke hiljaks ja ta võttis ühe lepa maha. Ta ei saanud nagu sellest lepast nagu uuesti kuidagi üle, ühesõnaga ta vajus niimoodi padrikusse sisse ja see oli üks esimesi kaadreid üldse, mis me tegime. See pilt oli nii õudne, ma mõtlesin, et nüüd on kogu see reklaami tegemine mokas, sellepärast, et need olid spetsiaalselt DHL-iga meile saadetud 2 sõidukit. Neid ju rohkem ei olnud mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopa peale rohkem selliseid ei olnud. Täiesti müstiline on see, et kui me saagisime sisuliselt selle ATV sealt lepikust välja, siis olid ainult mõned tiivakaare plastikud olid oma mummudest välja tulnud, ehk siis me panime ta tagasi ja täiesti terve. Teine oli järgmine võttepäev, kus Jaagup sõitis ühest maha kukkunud kuuseladvast üle. Sealt põrkas ta maast ülesse ja täpselt Kairi tuli siis oma ATV-ga ja täpselt tiivakoopast otse läbi kuidagi tema pükstest jalast mööda, kõhust mööda ja siis läbi ATV külje plastiku. Siis me mõtlesime, et kõigepealt Kairiga kõik korras on ju, kuidas me saame selle ATV üldse enam-vähem, kuidagi ta oli natukene katki ka, et kuidas me saame ta nagu tervemalt kätte, et me suutsime selle jälle tagasi lappida seal koha peal ilma teipi, ilma ma ei tea mida kasutamata niimoodi, et visuaalselt kaadrisse ei jäänud ühtegi defekti sellele sõidukile. Ma uputasin ka ühe operaatori seal ära mingi päris kalli kaameraga, et nad pidid järgnema meile läbi suure poriloigu sõitmisega ja me ei teadnud, kui sügav see ees see loik on. Ja kuna me olime mingi väiksema 500 ATV-ga ees, kaameramees oli kaksiratsi kuidagi taga pakirami peal ja filmis siis nagu tahapoole. Ja mina ees läksin, ma lootsin, et palju see ikka on nagu alla meetri, 80 senti võib-olla vesi on. Ühel hetkel kadus meil lihtsalt kõik see maa alt ära ja siis me olime kuni vööst saati lihtsalt märjad aga kaamera jäi terveks, see oli kallis rendikaamera. Nii et lõppkokkuvõttes võib öelda, et läbi higi ja pisarate saite te ühe paganama hea tulemuse? Kas me pisaraid seal ei valanda, aga nalja sai kõvasti ja eks me naersime nende äparduste peale, sest kõik läks hästi. Uued C5 Aircrossi ilmumisega Citroeni mudelirivisse on saanud punkti Citroeni sõiduautode mudelirivi täielik uuenemine. C5 Aircross on linnamaastur
mis kindlasti ei taha olla sportauto, küll on ta hästi mugav, kaaslane igapäevaelus, igapäevatoimetustes, sõitudes ja siuke usaldusväärne ja kindel partner igale autokasutajale. Citroen C5 Aircross tuleb vägagi mitme sellise wow-efektiga. Esimene kindlasti on minu jaoks garantii. 8 aastat või kuni 200 000 kilomeetrit. Ja paratamatult tekib siin inimestel küsimus, et olgu, kus on see aga ja millal tuleb see tärni koht? Noh, mina saan küll öelda täna üsna julgelt ja kinnitada üle, et siin ei ole mingit konksu, siin ei ole mingit aga. Tegu ongi tehase poolt pakutava garantiiga, mis siis on ellu kutsutud puhtalt ainult selleks, et täiendavalt anda kindlustunnet kliendile ja selle läbi, et see kliendi kindlustunne uue autosõiduki soetamisel kasvab ja siis nii-öelda see kestab ka järelturule, see lisaväärtus, mis selle garantiiga luuakse. Et siin ei ole ühtegi konksu, see ongi 8 aastat, 200 000 kilomeetrit, tehas garanteerib ja loodame, et kõik kliendid naudivad ja on rahul sellega. Autosõidu omadustest võiks öelda nii palju, et temaga on hea, mõnus, mugav liikuda. Rool ülikerge. Pöörderaadius oli lausa niivõrd vägeva wow-efektiga mulle, et esimese hooga ma päriselt ka arvasin, et äkki tal tagumised rattad ka keeravad. Aga ei, see kõik on saavutatud vaid esimeste rataste pööramisega ja see trajektoor on tõepoolest väga väike. Selle autoga sõitmine on selline mõnus, mugav kulgemine. Kiirendusvõistlusele Citroen C5 Aircrossiga minna ei ole mõtet, küll aga kuskil maantee peal mööda sõidul ta hätta ei jää ja midagi hullu siin ka ei ole. Bensiinimootor on siis sellel nii-öelda mild hübriidil või kerghübriidil peal, millega konkreetne masin, millega sõidetud sai. Esmapilgul tundub küll võib-olla väike, aga selline tubli ja särtsakas 3-silindriline bensiinimootor, 1,2 liitrine. Lisaks on mudeli valikus olemas siis pistik hübriidversioon ja loomulikult on olemas, nagu igal tänapäeva uuel mudelil on olemas kindlasti ka elektriversioonid, meil on neid 2. Nende konkreetsete asjadega, mis puudutab tagatulesid, siis saab öelda küll, et Citroen on leidnud huvitava kombinatsiooni, kus eriline ja kasulik on nagu ühes asjas koos. Kuna see tuuletakistus on väiksem, siis elektrisõiduki puhul tõepoolest võimaldab selline tagatule disain sõita kuni 30 kilomeetrit rohkem ühe laadimisega, nii et seal on väga praktilised asjad olnud, mitte lihtsalt huvitavad ja kihvtid. Üks selline pisut kummaline nüanss, mis ma tolle auto puhul avastasin, oli, kui ma päeval tahtsin ekraani eredust pisut tuhmimaks keerata. Ma leidsin selle koha küll ülesse, aga see nupp ei olnud aktiivne. Kui aga ühel hetkel saab auto aru, et nüüd on piisavalt hämar, et ei ole enam päevane aeg, siis läheb see nupp aktiivseks. Pisut oleks vast tahtnud rohkem autokire juures näha erinevaid polsterdusi ja mürasuumutusi, sest et no ta tibakene ikkagi on liiga mürarikas. Ei midagi hullu, kõrvalistujaga rääkimiseks oma häält ära karjuma ei pea, küll aga ta võiks olla veidikene vaiksem. Kui aga välja tuua selle auto suuri plusse, siis tuled. Tohutult head tuled on sellel autol. Nii pooltuled kui ka täistuled. Sõidumugavust aitavad tagada kindlasti ka need istmed, sest Citroen kasutab oma istmete sees memory foami. See konkreetne auto on nüüd lisaks istmesoojendusele veel ka ventileeritavate istmetega. Siin on massaaživõimekus esimestel istmetel, nii et igati luksuslik variant. Minu jaoks on hästi olulised mingid detailid ja selle auto puhul neid väikeseid detaile on päris omajagu. No üks näide. Tal on olemas kenasti heads-up display, aga kui ma tahan seda reguleerida ja muuta, siis ma ei pea minema menüüsse, vaid ma saan seda teha peeglite reguleerimise nupust. Ehk siis, kui nupp on üles asendisse, siis ma saan seda liigutades mõjutada heads-upi asendit.
Ja üks asi veel, mille Citroen on päris huvitavalt lahendanud, auto jälgib seda perspektiivi, kus kohas sa rea jälgimise püsikiiruse hoidja endale peale paned ja seda hakkab ta ka edaspidi hoidma. Et kui sa oled pigem nagu tee keskel, siis ta hakkabki seda malli hoidma. Kui sa rakendad süsteemi pigem paremal pool tee ääres, siis seda hakkab ta ka sinu sõidu puhul jälgima. Mis siis kokkuvõtteks öelda uue Citroen C5 Aircrossi kohta? Ta on huvitava disainiga nii seest kui ka väljast. Ta on ökonoomne, ta on mugav auto ja ma usun, et on päris turvaline valik igapäevasõitude tegemiseks. Kes ei ole üldse või kes ei ole ammu Citroeniga sõitnud, siis otsige üles lähim esindus. Minge proovige. Ma olen päris veendunud, et te üllatute positiivses mõttes. Nüüd aga toome teieni viimase loo sellest siis, kuidas Ivo ja Robert Linna BMW maailmas orienteeruvad ja sel korral nad vaatavad, kuidas näeb välja BMW laadimine. Nii, ma olen võtanud midagi hamba alla. Nii läheb aega. No, tee käbedalt. Proovin. Jaa, hallo. Kus sa oled? Hakkab liikuma? Alles panid ju laadima. See oli 10 minutit tagasi auto on laetud. No veidi läheb veel aega. No nii kiiresti ei tule mingist rahulikust söömisest juttugi. Järgmine kord laadimise ajal ma võtan ainult kohvi ja tellin selle espresso macchiato, mis see väike kange asi ongi. Hyundai on oma elektriautode mudelirivi päris hoogsalt laiendanud ja loomulikult on need rahva seas ka väga populaarseks osutunud. Nüüd on Hyundail olemas uus, suur, luksuslik linnamaastur, seesama Ioniq 9. Kas võib öelda, et kui Ioniq 5 oli nii-öelda selline mugav linnakorter, siis Ioniq 9 näol on tegemist ikka korraliku luksusviljaga? Täpselt nii on. Sügisest on siis meie turul olemas Ioniq 9, mis on siis tõesti nüüd kõige suurem ja kõige mahukam Hyundai mudel üldse Baltikumi turul. Ja me nüüd pakume siis seda tõesti 6- ja 7-kohalisena. Ja mis ta teeb siis eriliseks on see, et selle autol on nüüd tõesti igas istmereas on siis ruumi istuda, mis on olnud siiamaani üsna paljudel 7-kohalistel autodele puuduseks. Kui muidu kolmas rida on mõeldud autodes pigem väikestele lastele, siis Ioniq 9 puhul on ruumi siin ka minusugusele 1,77 m. Esmajoones hakkab silma Hyundai elektriautodele omane selline futuristlik kandiline välimus. Sellist kihvti, sellist lisatatsi annavad minu meelest need pikslilaadsed nii esituled kui ka taga kõik see selline pikk tulede rivi. Aga mis on märkimisväärne Hyundai Ioniq 9 puhul on see, et ta näeb küll välimuselt välja väga kandiline, kuid tegelikult on tegemist äärmiselt voolujoonelise autoga. Õhutakistuskoefitsient Ioniq 9 on peaaegu sama hea nagu mõnel sportautol ja loomulikult sellele aitavad kaasa need elektrilised küljepeeglid ja ka elektrilised ukselingid, mis seda takistust veelgi väiksemaks teevad. Tänu sellele pigistatakse sellest pea 2,3 tonnisest 5 meetri pikkusest Ioniq 9 välja sõiduulatust kuni 620 kilomeetrit ja seda kõike tänu Hyundai uuele 110 kW-tunnisele akule. Ja mis veel oluline, kui kasutad võimast 350 kW-st laadijat, siis saad aku 10% pealt 80%-ni kõigest 24 minutiga. Vähe sellest, et Ioniq 9 näeb välja väga suur ja äge, on ta ka väga tugev ja võib vabalt ära vedada 2,5 tonnise haagise.
Ioniq 9-ga sõita on ülimalt mugav. Tegemist on äärmiselt suure autoga, pikkust on tal 5 meetrit. Kui parkima selle autoga lähed, siis see vajab harjumist. Kui sa tavalise autoga sõites vaatad aknast välja küljepeegleid, siis nüüd Ioniq 9-l piisab siin neid väikseid ekraane vaadata. See on natuke uudne, sellega peab sõitma, et see tunnetus kätte saada, aga ta on päris kihvt ja seda enam, kui on pime aeg, siis sa ei pea muretsema, et sa küljepeeglist midagi välja ei näe. Need ekraanid on väga hea nähtavusega ja mis ka talvetulekul väga oluline, siis siin on ka soojendus sees, et sa ei pea muretsema, et see kaamera silm sul härmas on või klaas jääs on. Ioniq 9-l on väga palju erinevaid kaameraid, et seda sõitu veelgi mugavamaks teha. Näiteks ka tahavaate peegli saad muuta kaameraks. Kes on varem sõitnud Ioniq 5-ga, siis selle sarnasus siin autos on täiesti olemas. See kaardus, juhi poole suunatud ekraan, kõik see käiguvahetus, kõik see on sarnane Ioniq 5-le. Ioniq 9 menüü on hästi kihvt. Siin on sellised mõnusad retrohõngulised pildid. Siin on lahedaid asju, mida sa saad kasutada. Näiteks, kui sul tuleb mingi hea mõte ja sa ei saa seda sõidu ajal üles kirjutada, sa saad jätta endale nii-öelda voice memod, mida sa siis pärast saad järele kuulata. Või näiteks kas või autopesu režiim. Kui lähed pesulasse, ta lülitab kõik andurid välja, kõik kojamehed, paneb auto neutrali peale, veendub, et klaasid on ilusti kõik suletud. Ioniq 9 on varustatud Hyundai poolt siis nimetatud Anonymous Drive 3.0 tasemefunktsiooniga, mis tähendab siis seda, et auto juba näiteks ringteele lähenedes, ilma et juht peaks pidurdama, võtab hoo maha, kui selleks tekib loomulikult vajadus, et kui ütleme siis niimoodi, et kiirus on liiga suur. Väikestel teedel, mida Eestimaal on piisavalt, enne sellist järsemat kurvi auto võtab hoo maha, et minna siis või läbida see kurv tõesti ohutult. Et selline funktsioon on olemas ja tekitab äärmiselt sellise turvalise ja hoitud tunde, kui sellise autoga sõidab tõesti. Pakume mitut varustusastet. On olemas premium varustusaste, mida me siis pakume nii tagaveolisena isegi ja 4-veolisena. Pluss siis performance Calligraphy Edition, mis on siis juba 4-veolisena alati ja kõige võimsama mootoripaketiga. Proovisõidu autod on meil suuremates esindustes olemas ja kiired tarned on olemas meile Soome Hanko Laost. Ja kui keegi väga soovib sellist oma autot, kus on siis värv, sisuvärv, mootorilahendused, siis saame tuua selle tehasest ja kevadeks on auto käes. Hinnakujundus on meil tehtud niimoodi, et hinnad algavad siis 76 999 eurost ja kõige kallim või siis kõige tipum versioon on siis 89 999 eurot. Avastamist on Hyundail palju, nii et tasub tulla proovisõitu tegema. Üks asi on see, mis meie räägime, aga teine asi on see, mis su enda kõhutunne ütleb. Loomulikult, ise pead tundma seda mugavust ja seda feelingut, mis selles autos on. Ja loomulikult see turvalisus, mida Hyundai pakub siis oma autode erinevate lahendustega, mis on tõesti äärmiselt pikk, aga sellest juba tõesti, ma arvan, selles saates me ei jõua ära rääkida, et pigem siis tulla ja tutvuda siis ja müügikonsultandid annavad head nõu. Kui kasutatud autode müük igal pool kiratseb, siis Ideal Auto hoopis püstitab müügirekordeid, ma saan aru. Ja, meie eelmine kuu tegime selle aasta rekordi ja põhjuseks see, et lihtsalt autosid on mida müüa, et kui aasta kokku on jah ikkagi pool varasemast turu peal, siis täna on seis selline, et ostetakse siis jah, odavamaid soodsamaid autosid ja kellel on, siis need müüvad, et meil õnneks seda valikut jagub. No meil on õnneks grupis Avis, kellel on siis lühirendiautod ja täistelus rendiautod ja need autod siis lepingud lõppevad ja jõuavad siia meile saali ja need on just sellised, mida turu peal otsitakse. Rahvaautod, Škoda, Toyota, Kia, Volkswagen ja sellised teise ringi autod, siis, mis on uuena esindusest Eestist ostetud, siin hooldatud ja selline järelturu auto on täna on ikkagi nagu, mida soovitakse osta.
kui me neid autosid vaatame, siis tegelikult läbisõidud on ju väga väikesed, aga selle raha eest, sellise hinna eest saab ju põhimõtteliselt peaaegu uue auto. Nojah, nad on paar aastat nii-öelda vanad, neil on tegelikult tehase garantii veel peal, läbisõidud ei ole tõesti suured, kõik on ju alla 100 000, mõned isegi võib-olla 340 000 kõigest ja hind on neil nii-öelda ära kukkunud, et see suurem kukkumine tulebki uuel autol see, et kui ta sõidab saalist välja. Meil on täna müügis suurusjärk 70 autot. Et ma arvan, selline tase ongi see, mida me hoiame ja siin peaks olema nagu tõesti kõigile, et sama palju tuleb meil kuus peale ka, et siis üritame niimoodi müüa neid. Kas klient saab oma vana auto teile ka tuua ja siit vahetust teha või tuleb tulla täitsa puhta lehena? No see ongi see meie nii-öelda kogu maja nii-öelda kontseptsioon, et kindlasti käib samamoodi autovahetus, ostame vana auto või sama ära, isegi kui täna uut ei taheta osta. Komisjoni müüki oleme ka teinud, täna seda väga küll ei saa, sellepärast et endal autot lihtsalt nii palju, et saalil on omad mõõtmed ja piirid, aga loomulikult aitame liisinguga, kindlustusega, et tuleb lihtsalt kohale tulla ja välja valida uus auto ülejäänud ja kõik meie mõreks ette. Automaks hirmutas vahepeal inimesi ära, et jäid ootele, et kas vahetada autot või mitte, et täna oodatakse võib-olla, et kas hinnad kukuvad veel või ei kuku, kas tasub üldse oodata või kui on plaan autot vahetada, on praegu õige aeg? No automaksu jutt jah, korra nagu tõmbas turu vaiksemaks, täna vist on jälle see taastumas. Nüüd jah, oli see jutt, et bussidel läheb nii-öelda registreerimismaks soodsamaks, et eks see busside müügile võib jälle mõningase põntsu annab ja siis kõik ootavad seda, millal see registreerimismaks tõesti soodsamaks läheb ja siis hakkavad bussi ostma, aga muidu olukord on nagu jah, vaikselt stabiliseerumas taaskord ja statistika alles oli siin ju uudistes, et kasutaautode hinnad on vaikselt kerkinud, et soodsamaks ma arvan enam küll väga ei lähe, sest olukord tõesti on turul selline, et see nagu hea auto, see soodne, ütleme Eesti taustaga võib-olla vähekasutatud auto, et seda turul on täna nagu vähemaks jäämas ja tänu sellele siis hinnasurve tekib, et lihtsalt nõudlus on nii palju suurem. Et ühesõnaga valikut veel on, et tasub kiirustada, et kui on soov autot vahetada, et ei maksa jääda ootama, et äkki tuleb soodsamad hinnad või rohkem valikut? No täna tegelikult olukord on selline, et niisama võib-olla isegi ei käida ostmas, et kas kunagi võib-olla rohkem ostati emotsiooni pealt, täna on ikka niisugune vajaduspõhine, et hommikul just käis klient, kes oli kahjuks nädalavahetusel metsloomaga kokku põrganud ja siis lihtsalt vajab veel autovahetust, et tullakse ikka vajaduspõhiselt, et kellel on juba piisavalt vanaks jäänud, kellel on läbisõit suur, kellel juhtus midagi, kellel on remondiarved juba liiga suured, et näevad, et on mõistlik nagu uue vastu välja vahetada, ja see ongi nagu tegelikult mõistlik. Ja meie juures täna kindlasti käiakse ka sellepärast, et meil on nüüd kampaania käimas, et iga auto ostaga saab kaasa veel ka spa paketi, nii et see on ka kindlasti asi, mille pärast tasub siia tulla. Saade selleks korraks läbi, meie tõmbame juhtme seinast välja, aga teil soovitan minna meie sotsiaalmeediakanalitele, külastage ka meie YouTube'i kanalit, seal on kõik lood kenasti teile vaatamiseks üles pandud ja tuletan veel meelde, et rehvi vahetamise hooaeg on käes, et ärge jätke seda ka viimasele minutile. Teiega kohtume juba järgmisel laupäeval ikka Kanal 2.